Täna toimub Omniva veebiseminar teemal, kuidas e-arveldamine lihtsustab kaugtööd tegeva raamatupidaja finantsjuhi tööd. Ja teile räägivad sellest Omniva arvekeskuse müügijuht Neville Carlson, Omniva arvekeskuse konsultant Janne Piller ja Grant Thornton Baltic partner ja vandeaudiitor, audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper. Ja annangi siis sõna ja pildi üle meie tänasele esinejale, kelleks on siis Neville Carlson. Nii, tere ka minu poolt siis. Loodan, et on kuulda ja näha mind hästi. Mina olen Neville, mina olen siis Omniva arvekeskuse müügijuht ja täna ma siis räägin veits sellise sissejuhatavalt ja ülevaatlikumalt natukene arvekeskusest ja e-arveldamisest, et mis need väärtused on ja et kuidas sellega võib-olla siis alustada. Saatmise siis vastuvõtmise eelne päev võiks näha välja selline, kus siis üks müüja saadab ostjale erinevate arveid, erinevad müüjad ostjatele erinevad, et mõni saadab paberarve, mõni saadab e-arvega ja mõni saadab juba PDF-arvega. Et sellel määral siis ongi mõnel määral natukene ebamugav, et ühele ostjale tuleb nii mitu erinevat arvet ja siis hakkabki neid erinevalt sisestama ja toimetama nendega. Et e-arve puhul on lihtne, arve tuleb ja tuleb kindlasse kohta, ei pea käsid sisestama. Et kuidas see ostuarvete haldus siis välja näha võiks? Et paber- ja PDF-arvete puhul on väga lihtne, et meie puhul meil on digiteerimise postkasti aadress, et sinna siis PDF-arvet saab otse saata ja paberarvete puhul on niimoodi, et kas klient siis skaneerib need ise sisse ja saadab samamoodi PDF-arvena juba meile või siis annab selle skaneerimise osa samuti meile ja skaneerime meie need sisse ja siis muudame siis masinloetavale kujule ehk siis digiteerime, et siis nad on juba valmis nii-öelda ka edasi raamatupidamisse liikuma. Ja samamoodi tulevad ka siis e-arved juba otse meile ja siis nendega eraldi sisestust ei ole vaja, vaid nemad tulevad siis otse meie juurde. Siis ongi hea, kõik ostuarvete haldus, kõik arveinfo on ühes kohas koos. Nii e-arved kui PDF-arved on kõik ühes keskkonnas ja valmis võimelised edasi liikuma juba siis pärast juba raamatupidamist. Meie keskkonnas saab teha erinevaid konteeringuid või konteerimisi ja menetlustoiminguid siis arvetega. Et saab panna kulukohad, saab saata kinnitusele ja kõik vajalikud sellised esmased siis toimingud. Samuti on meil kohe ka olemas arvearhiiv, hoiame kõiki arveid kenasti 7 aastat, nagu raamatupidamise seadus ette näeb, et vajadusel, kui tahate arveid kauem hoiustada, siis saab ka selle kokkuleppel teha. Et meie neid arveid niisama kustutama juba ei hakka. Väga oluline punkt on ka see, et kuna kogu tarkvara on veebipõhine, siis kõik ligipääsud on sellele igalt poolt, kus on internetiühendus. Et siis kas teie nutiseadmetest, telefon, tahvelarvuti või siis arvutitest, et sülearvuti ja lauaarvuti, et ei ole oluline. Põhiline, et oleks olemas siis internetiühendus. Seejärel, kui arvega kõik toimingud on tehtud juba, saab arve saata edasi siis ka kinnitusringile meie juures. Et samamoodi on ka kinnitusringi võimalik automatiseerida, et teatud hankijatele ja tarnijatele lähevad ja kinnitajad juba siis õigesti külge eelnevalt õpetatud reeglite alusel. Samamoodi, kui jäi eelnevalt võib-olla seal mõned kulukohad või toimingud arvega tegemata, et siis see võimalus on veel teha ka siis kinnitusringis seal viimases etapis siis. Ja kui arve on kinnitatud ja valmis ja kõik toimingud on kenasti tehtud, et siis on ta valmis liikuma edasi ka siis raamatupidamisprogrammi maksmiseks, kus on siis see lõppfaas juba. Et automaatse liidutuse korral liiguvad arved pärast kõikide kinnituse saamist ettevõtte siis finantstarkvarasse või raamatupidamistarkvarasse. Et väike, pigem suur osa isegi tegelikult on siis, et me teeme raamatupidajate elu kergemaks. Esiteks, me vabaneme paberarvetest, enam pole neid arhiivi hunnikuid, kaustasid, arhiivikappe kuskil eraldi ruumis, kus teil kõik kogute neid kenasti, et enam siis sellist majandamist paberarvetega nii palju ei oleks. Et vähendame ka käsitööd, et enam raamatupidaja ei peaks siis nii-öelda ümber tippima PDF ja paberarvete pealt neid arveid või neid andmeid oma raamatupidamisprogrammi. Et selle osa võtame ka meie enda kanda täitsa ja teeme selle siis mugavamaks nii-öelda. Arved ei kao ega hiline, et juhul kui kellegi käes mõni arve on näiteks, ütleme, kas kinnitamisel on haigeks järsku jäänud
et siis on arve kuhugi kadunud või on kellegi lauasahtlisse lihtsalt jäänud, et selle tõttu hilinemine. E-arvete puhul seda ette ei tule, sest et arved liiguvad masinast masinasse ja jõuavad sekunditega juba ühest keskkonnast teise ja on lihtsasti leitavad. Kiirendame arvete menetlusaega ja et kuna arvetele peab külge panema ka kulukohti ja kontosid, et siis me aitame õpetada meie süsteemis siis saab öelda nii-öelda õpetada reegleid arvete puhul, et esimese arvega teed suurema töö ära, õpetad reeglid külge ja kui järgmine kuu juba tuleb sama hankija arve näiteks, et siis keskkond juba oskab panna sinna need reeglid külge, et ei peaks enam seda käsitööd uuesti tegema hakkama, vaid selle teeb teie eest siis see keskkond ära juba. Nii, ajasäästlik e-kinnitusring. Et juhul, kui praegu käibki keegi mööda maja ringi, otsib taga kinnitajad, et kelle kord kinnitada on, et siis kogu palkkirju, vahepeal inimene on järsku haigeks jäänud, ei ole kontoris seda, jälle kinnitamine jälle viibib selle pärast. Või on vaja kellegi kiiresti ära minna või ei ole täna seal kontoris, et siis jällegi kinnitamine viibib. Et meie puhul oleks lihtsalt see, et kõik kinnitajad saavad näiteks e-maili peale kirja, et arve ootab kinnitamist, on siis võimalik juba sealt e-mailist otse see arve ära kinnitada, kui te teate, et selle arvega on kõik hästi ja on valmis kinnitamiseks. Hea ülevaade kuludest ja menetluses olevatest arvetest. Tõsi, see ongi niimoodi, et kui kõik arved, mis saadetakse, jõuavad meie keskkonda, siis seal ostuarvete vaates on ilusti näha, et mis arved sinna juba jõudnud on ja mis summa ulatuses need arved seal on, et sealt on kohe ülevaade olemas ja menetluses olevates arvetes on samamoodi ülevaade, et näitab ära, et kelle käes on arve kinnitamisel või kes mis toimingud selle hetkel teeb. Ja arvete elektrooniline arhiiv. 7 aastat hoiustame seda meie enda juures, nagu eelnevalt mainisin, et vajadusel, kui saab, et siis või vajaduse soov on, siis saame ka kauem neid hoiustada. Nii, aga arhiiviga siinkohal mul oleks võib-olla selline väikene palve, et loeks teile ühe lõigu ette, et selle jaoks võib olla parema ettekujutuse saamiseks, võib-olla võime kõik korra silmad kinni panna ja ma loen selle nii ilmekalt ette kui võimalik. Nii. Päike käib varakevadele kohaselt järjest kõrgemalt. Päevad muutuvad valgusküllasemaks ning jälle on põhjust kaasa tunda usinatele koolilõpetajatele, kes kirjutavad lõputöid. Kaunite ilmadega raamatukogu riiulite vahel sobivate allikate otsimine ei tundu vasta atraktiivne ajaviide kellelegi. Õnneks on täna suur osa lõputöödeks ja raportiteks vajalikust materjalist kättesaadav digikogudes. Teadustööd, mis tehtud maailma eri paigus, asuvad vaid mõne otsingusõna kaugusel ja oma elu ei pea sättima raamatukogu lahti oleku aegade järgi. Ehk siis täna siin saab hästi tuua paralleele, et arhiivid, mis seal kontorites on, ongi siis sama hea, et raamatukogu riiulite vahel sobivate allikate otsimine. Ei ole atraktiivne ajaviide mitte kellelegi. Siinkohal digiarhiivi puhul olekski, et kõik on ühes kohas, lihtsalt leitavad ja kiiresti leitavad. Ehk siis need arved võiksidki olla paralleel tuua siis sellega, et teadustöödega, mis on tehtud maailma eri paigus ja on mõne otsingusõna kaugusel leitavad. Ehk siis digiarhiivi puhul ongi, et paari üksiku parameetriga juba saab leida selle õige arve paari nupuvajutusega. Et ütlemegi, et kui paberarhiivi kogutakse 1 kuu jooksul 100 A4 paberit, siis 7 aasta jooksul on see peaaegu 10 000 lehekülge, natukene alla 10 000, kuskil 8500. Et 7 aastaga on siis põhimõtteliselt 8500 leheküljene raamatukogu teil kontoris ilusti olemas. Et selle osa, et viiksime hea meelega kõik digitaalsele kujule, et kõigil on mugavam ja keskkonna ja ajasäästlikum on ju. Et üks klient on isegi, mul on ühe kliendi kommentaar siin eest täitsa olemas, kuidas on nemad öelnud, et paberarhiiv tähendab tohutuid paberimasse ja kaustade virnu, kust vajadusel õige arve ülesleidmine on tohutu peavalu. Pärast digiarhiivi kasutuse võtmist muutub arhiiv digitaalseks ja arved on vaid ühe nupuvajutuse kaugusel. Et selles mõttes digiarhiiv on igati mõistlik ja paberarhiividest peaks vabanema. Et sellega meie ka samuti aitaksime, eriti praeguses kriisiolukorras on ju, kui ei saa minna kogu aeg kontorisse võib-olla ja otsima neid arveid, siis saab lahendada selle digitaalsel moel. Nii. Et siin on siis selline väike tabel, diagrammid,
et on tehtud, tegime siis uuringu, 2014 aastal on tehtud see uuring, et mis majanduslik kasu siis välja tuua on. Et menetlemise kiirus ettevõttes suurenes 61%, et see on märkimisväärne kasv ja see on täiesti arvestatav juba. Et siis teise tulba pealt näeme, et menetlemisprotsessiga seotud tööaeg vähenes 45%. See on samamoodi väga märkimisväärsed protsendid tegelikult ja sealt kasu siis tulebki. Ja kolmas tulp, ostuarve elektroonilise arhiveerimise seotud rahalisest ja tööaja kokkuhoiust tulenev võit, ehk siis see on juba 30, natuke üle 30%. Ja ostuarve sisestamisel tekkinud vigade vähenemine vähenes siis vigade tegemine 45%, mis on ka poole võrra peaaegu vähenes siis vigade tegemine, kui võeti kasutada siis e-arveldamine nii-öelda. Nii. Postuarvete poolega e-arveldamise on siis ka postuarvete kõrval ka müügiarvete haldus, et arvete infot saab siis meile väga mugavalt üle anda, kas otse majandustarkvarast, ehk siis see tähendab seda, et arve koostatakse valmis juba majandustarkvaras kenasti ja siis liides olemasolul liigub see meie keskkonda ja meie keskkonnast siis otse juba ta nii-öelda läheb kliendi juurde kenasti õigesse kanalisse. Teise võimalusena on arve võimalik valmis koostada meie keskkonnas juba täiesti nullist ja samamoodi valida kliendile siis õigesse kanalisse saatmine. On võimalus ka arved siis manuaalselt nii-öelda üles laadida meie keskkonda, et siis kas Exceli formaadis või siis XML formaadis, mis ongi siis juba ka e-arve. Et siis on need arved kõik ilusti jõuavad meie juurde, et siis meie edastame juba saatjale. Et edastamiseks kasutame siis arve saaja poolt e-arvete tellimuste portaalis valitud kanaleid. Neid kanaleid on mitmeid, et esiteks kohe Omniva arvekeskuse teised e-arve operaatorid ehk siis e-arve kanal. Et e-arved liiguvad kenasti kõikide operaatorite vahel, et meil on tehtud roaming liidest, see tähendab seda, et kui keskkonnad on erinevad, siis seal vahepeal toimub selline väike protsess, mis muudab need arved siis söödavaks mõlemale poolele, et nad jõuavad ikkagi õiges formaadis ja õigete andmetega kliendini. Siis internetipanka on võimalik edastada, et internetipanga puhul on hea mugav kohe, et saabki püsimakse korralduse teha ja saab arved kohe kiiresti sekunditega tasutud. Et siinkohal võib-olla toongi hea näite ka enda pealt, et kui mul tuleb mõni PDF-arve, et siis sellisel juhul mul on ikka vahepeal niimoodi, et näen, et tuleb, et aga mul on mingid muud toimingud vahepeal, et mõtlen, et õhtul maksan või õhtul tasun selle arve ära siis. Aga e-arve puhul on alati niimoodi, et kui tuleb e-arvena, siis on kohe juures nupp olemas, maksan ära käigu pealt ja siis ongi arve juba makstud. Et ei ole enam siis hiljem tegelemist selle arvega uuesti. Siis samamoodi on võimalik arve saata ka paberil postkasti, nagu päris palju kindlasti ka ikka veel teevad. Ja siis ka teine populaarne kanal on siis veel ka PDF-arve, et need on siin praegu veel turul ja need käivad asjaga kaasas. Nii, tõhustame ka ettevõtte finantsjuhtimist. Et kohe tulen efektiivsuse kasv, arveldusprotsesside automatiseeritusest, et arveldusprotsessid on automaatsed, arved kinnitatakse juba poolautomaatsemalt ja kiiremini, ehk siis ongi see efektiivsuse kasv, et arved liiguvad kiiremini ja saavad kiiremini makstud. Kulude kokkuhoid, tööjõu, paberi ja printimis- ning arhiveerimiskuludelt. Kuna mõned ettevõtted, olen kuulnud ka, et mõned ettevõtted on eraldi palkanud selle jaoks inimese, kes näiteks sisestabki ettevõtte ostuarveid, kui need arveid maht on natuke suurem, et siis sisestabki keegi kogu aeg igapäevaselt neid arveid. Et see on jällegi kulu, mis võiks olemata olla, et saaksime sellega enda peale võtta. Muidugi paberi ja printimiskulud vähenema kohe, sest et kui on arhiiv on kõik digikujul, siis ei ole ju mõtet nendel kaustade hunnikutel ja paberivirnadel. Kõik saab ilusti arvutist ja ühest kohast kätte otsitud ja leitud. Kiirem arvete menetlusaeg tuleb kiirem rahavoo. Ehk siis mida kiiremini me nende arvetega tegeleme, ehk siis kui me esialgu õpetame reeglid, menetlusreeglid külge arvele, ehk siis paneb automaatselt konteeringud, paneb automaatselt kinnitajad, see tähendab seda, et arve on juba süsteemi poolt tehtud ja valmis tehtud ja ta saab saata siis nii-öelda raamatupidamisprogrammi maksmiseks. Ja see siis tagab kiirema rahavoo. Arvekeskuses on veebipõhine, kõik on leitav ükskõik
mis ajal, kus kohast, et oluline ongi lihtsalt siis, et on internetiühendus ja sellega leiab kõik arved üles. Ja mugav arveldus on osa kvaliteetsest teenusest ja tõstab kliendi rahulolu. Oleme täiesti nõus, sest et kui arve liigub kiiremini, on õige aja makstud ja siis on ka kvaliteetne teenus ja see tõstab kliendi rahulolu alati, et ei teki mingeid selliseid probleeme ja ebamugavusi. Et Omniva arvekeskuse kasutamine on lihtne. Et ma siinkohal võib-olla lõpetuseks siis võtaksingi kiiresti ülevaate, et mis need siis väärtused ettevõttele tulevad. Et saate arveid kinnitada kiirelt ja kontaktivabalt, et praeguses tänases olukorras on see väga oluline, et kontaktivabalt just see käib. Parandate ettevõtte likviidsust, säästate ettevõttele raha, vähendate vigu, mis tekivad arvete manuaalsel sisestamisel, kuna meil on seal taga andmetuvastusprogramm, mis otsib arve pealt andmeid, siis on selline automatiseeritud meil see osa. Ja vigade tekkimisprotsent on väike. Saate reaalajas ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast. Vähendate libaarvete riski, ehk siis see tähendab seda, et just hiljuti tegelikult oli ka aasta aega tagasi Leedu härrasmees, kes võltsis nii-öelda PDF-arveid Facebookile ja Google'ile ja tegi endast sellega miljonäri, kuid kus on tegijaid, seal on ka nägijaid, nii et üks hetk jäi ikkagi vahele sellega. Teie arvete puhul see nii keeruline, et on see keerulisem ja seda väga lihtsalt läbi juba ei löö. Ja siis viimase punktina võib-olla tookski välja, et leiate dokumendid digiarhiivist vaid mõne klikiga üles. Et siinkohal nüüd ma annaksingi järje Jannele, kus Janne siis näitab, kuidas see digiarhiivist leidmine käib ja siis juba jõuab ka kinnitusringini. Et minu poolt on kõik ja aitäh kuulamast, et annaksin üle siis Jannele järje. Tere ka siis minu poolt, mina olen Janne, arvekeskuse konsultant ja räägin teile siis näitan, kuidas saate siis otsida nii ostu kui ka müügiarveid, et mida me siin arvekeskuses siis säilitame. Nii, et teemegi siis lahti lihtsalt sellise, tulemegi siia ostumenüü alla, avame siit detailse otsingu ja saame siit hakata siis otsima arveid. Valin siia näiteks perioodiks, panen siia, võtan 2018, võtan ühe aastase perioodi, et oleks hea nagu näidata. Nii. Võtan näiteks 31. detsember ja otsin. Nüüd mulle kuvatakse siin 58 arvet, mis on siis 2018. aastal siis meile saadetud. Et need arved on siit kõik ilusti leitavad. Samuti nagu te näete, on siin ka erinevad olekud. On nii kinnitatud, saabunud, kinnitamisel ja ka oleku järgi tegelikult me saaksime siit selekteerida. Et võtame siit, võime ka lisada juurde näiteks oleku, võimegi võtta kõik kinnitatud arved. Nii. Ja nüüd lihtsalt otsi ka, et alati kui te midagi siit valite, siis tuleks ka otsi nupp vajutada. Nii, ja nüüd selekteeriti meile välja kõik kinnitatud arved. Siin ta näitab hetkel neid 15. Nii, et olekuid saab jah, et saate siit terve valida sellised olekud, mida teil siis vaja oleks otsida. Samuti on võimalik otsida ka näiteks kinnitajate järgi. Võtan siit ühe kinnitaja ja otsin. Nii, leiti üks arve, mis tema on siis kinnitanud. Et siit jah, otsingus saab otsida, et nii lepingunumbri, hankeakti numbri alusel, ERP-i dokumendi numbri alusel, et saab siit täpselt otsida. Nii nagu siit, ma vaatan korraks. Nii, nüüd ta kuvab ilusti, et ta on ühe arve kinnitanud ja 2 on siin jäänud, on see kinnitusring jäänud poolikuks. Nii, et siit tegelikult saab ka isegi vaadata, et miks kinnitusring siin
on jäänud poolikuks, et kui võtta lihtsalt lahti tegevused ja kinnitamine, siis on näha, et Kristela on siin kinnitanud, aga järgnevad kinnitajad seda arvet kinnitanud ei ole. Et arvetel me alati ajalugu säilitame, et alati on arvel võimalik ajalugu vaadata, et saab ka vaadata niimoodi, et kui võtate lahti arve, võtate lahti siit arve ajalugu, et saate vaadata, et kuidas see arve siia on üldse tulnud ja saate ka võtta kinnitusringi lahti, et ta ilusti nagu näitab, et mis siin nagu toimunud on. Nii, et nii lihtsalt käib siis ostuarvete otsing. Vaatame korraks ka müügiarvete otsingut. Müügiarvete otsing on natuke meil lihtsam, et siin sellist detailset otsingut ei ole, aga me saame siia panna ikkagi perioodi järgi otsida nii, nagu on vaja. Panen sama perioodi, et siis on nii. Nii, ja otsisin siis välja kõik müügiarved, mis on siis 2018. aastal meil siin kas koostatud või saadetud, et neid on siin 23 tükki. Samamoodi jälle on erinevad olekud. Olekut saab siin samamoodi panna juurde, et saab otsida kõik saadetud arved. Imporditud, et oleneb, mis olekus arveid vaja on. Nii, ja siin tegelikult saab ka otsida kõiki kustutatuid arveid, nii ostupoole peal samamoodi, et kui panna siia nüüd linnuke kustutatud, siis leiti need arved, mis on siis nii otsi ka. Vaatan kohe kõike. Et nüüd on siin kõik kustutatud, et siit on näidatud, et nad on saadetud ja peale seda on siis ära kustutatud. Vallavalitsustel, kellel on näiteks ka allasutused, et tegelikult annab ka otsida allasutuste järgi, et kuna minu ettevõttel praegu siin allasutusi pole, siis ma allasutuste järgi otsingut teostada ei saa. Aga on ka võimalik otsida allasutuste arveid. Et siia kõik on ilusti siis kuvatavad. Näitan teile ka natukene dokumentide arhiivi, et kui oleks vaja arhiveerida ka dokumente, et see asub siin üldinfo ja dokumentide arhiiv. Nii, et siin mul on kuvatud, et on meil mõned dokumendid olemas, 12 dokumenti ja saab siia lisada uue dokumendi ka, et mida me siis säilitame, et siin ongi näha ka dokumendi et kuna see siia on laetud 2018 ja säilitame siis 2026. aastani. Need tähtaegu on võimalik ka pikendada, kui on vaja. Aga dokumenti saab lisada siis nii, et vajutame siia lisanupule, valime siit faili, et saate valida ükskõik mis faili siia, panete dokumendi numbri, samuti võite panna ka kirjelduse ja siin see säilitamise tähtaeg on juba meil automaatselt tegelikult täidetud, aga kui on vaja siin perioodi muuta, et see on siin alati võimalik, et võtate siit selle kalendrimärgi lahti ja saate siia siis selle kuupäeva valida ja salvestate. Ja nii lihtsalt siia dokumentide arhiivi alla siis see dokument ka tekib. Nii, vaatame siis nüüd arvete kinnitamist. Ma taastan kõigepealt algseisu. Nüüd mul on näha siin 3 eelmise kuu arvet ja hakkame siis arvet kinnitama. Et kinnitamise võimalusi on meil mitmeid. Et esimene võimalus on niimoodi, et võtame arve numbri peale, klikime, võtame arve lahti. Siin üleosas on arve info, arve saatja ja siin on ka siis PDF-fail, mille pealt, et PDF-i me anname alati kaasa ja siit selle järgi on siis tehtud arveread. Et me võime esimese kinnituse teha niimoodi, et lähme lihtsalt siia arve alla ja vajutan salvestaja kinnitamiseks. Nii, ja meile nüüd kuvatakse kinnitusring, et kuhu ma saan märkida siis kinnitajad, kes selle arve kinnitama peaks.
ma lisan siia praegu ennast. Nii, ja saada kinnitamisele. Nii, ja nüüd võtan lahti kinnitusringi. Nii, valin siit oleku kinnitamisel ja otsi. Nii, ja nüüd ma sain selle arve siia. Ma vajutan siin lihtsalt arvenumbri peale. Ja nüüd avanes see arve kinnitamist vajav arve. Siin üleosas näitabki, et kinnitusringis on üks kinnitaja. Mina olin kinnitusringi algataja ja arve on minul kinnitamisel. Siin arve päises on arveinfo, nii arve number, arve kuupäev, maksetähtaeg, viitenumber. Neid saab siit kas siis näidata, et minul olid need kõik ilusti siin lahti, et siin saab neid välja ka peita ja saab ka uuesti peidust välja tuua. Kui näiteks on vaja muuta kandeb kuupäeva, siis seda tegelikult on siin täitsa võimalik teha. Võite panna kande kuupäevaks näiteks tänase kuupäeva ja salvestate andmed. Nii, siin on nüüd arve on konteerimata, kuna minul praegu ma kasutan siin testettevõttel ettevõtte pluss paketti, siis tegelikult on nii, et arvet ma niimoodi kinnitada ei saa, et arve on konteerimata. Me võime korraks proovida. Vajutan kinnita summas ja vaatame, mis ta meile siis ütleb. Nii, ta näitab, et arveread on konteerimata. Et ta enne mul kinnitada arvet ei luba, kui arveread on konteeritud. Nii, ma siin tegelikult tahaks, et mul oleks siin kuvatud ainult üks rida. Et teeme sellest 3 reast, summeerin need arveread kokku, et tuleks üks rida. Ja vajutan nuppu summeeri read. Arveridade summeerimine käibemaksulõikes selline valik mulle täitsa sobib ja summeerin. Tehakse üks arverida ja nüüd ma saan siia lisangi konto. Saan otsida siit valikust, mis minul valikud siin on. Saan otsida konto, panen näiteks, võtan kulud, panen ka näiteks tegevusala. Panen siit täitsa, nii. Panen ka näiteks osakonna, panen klienditeeninduse ja salvestan. Nüüd on ilusti arve mul konteeritud. On siin ilusti konto, kulukonto ja siin ta näitab neid dimensioone. Alusuuringud, klienditeenindus ja kandekuupäev, tänane kuupäev. See kandekuupäev, nii kui ma siin selle muudan, nii ta tuleb siia arvele ka ilusti siia alla, et ta näitab seda kandekuupäeva. Nii, siin all on siis arve PDF ja saame siis arve kas siin allosas kinnitada või siin üleosas, et kuidas endale mugavam on. Et võin kinnitada arve, kinnitan. Siin ta küsib mult otsust, see väli ei ole kohustuslik, aga kui soovite, võite täita ja kinnitan. Oled viimane kinnitaja, kas soovite arve kinnitada raamatupidamisele saatmiseks? Vajutan jah. Nii, arve kinnitamine õnnestus. Siit ta viis ära selle arve minu kinnitusringist ja lähme korraks ostuarvete juurde tagasi ja vaatame. Ja siin, kui enne oli see arve staatus saabunud, siis praegu ta on kinnitatud. Ehk siis see arve sai ilusti meil kinnitatud. Võtame nüüd teise arve, mida kinnitaksime siis teistmoodi. Et võtame siit tegevused ja võtame siit kinnitamine. Ja siis ta toob mulle kohe selle kinnitusringi info. Ehk siis lisan siia jälle uuesti ennast. Ja saadan kinnitamisele. Ma mainin veel selle ära, et siin kui kinnitajad lisate, et kinnitaja peab olema, siis tal peab olema siin arvekeskuses esindusõigus. Et enne te muidu kinnitajad siia lisada ei saa. Et saate oma ettevõtte alla esindusõiguse lisada, et ma pärastpoole näitan ka, et kuidas seda teha saab.
ja siis ta juba hakkate näiteks eesnime juba kirjutama ja ta juba hakkab pakkuma teie töötajate hulgast. Nii, ja saadan kinnitamisele. Liigun jälle kinnitusringi, et ta jälle näitab, et mul on siin üks arve kinnitamisel. Nii, ja avan selle. Siin ta näitab jälle, et on mitu inimest on kinnitusringis. Mina olin algataja, arve on kinnitamisel. Ja siin on juba selline pikem arve, et siin on 14 rida. Ma tahaks teile, kuna ma tean, et mul selle arvel on tehtud mall, et ma rakendan siin praegu malli. Nii, ja siis konteeriti see arve mulle automaatselt ära, et kõik arveread on saanud ilusti konteeritud. Nii. Ma näiteks muudan ära, siin on võimalik ka ikkagi konteeringut muuta, kui on selleks vajadus. Ma näiteks sihilikult praegu muudan ära näiteks selle esimese konteeringu ja salvestan. Nii, muutsin selle siit ära ja teekski näiteks näite sellise, et tulitegi konteerima, arveread oli juba eelnevalt konteeritud ja te näete, et ühel esimesel real on konto vale. Et kõigil peaks olema üks ja sama konto, aga siin on konto midagi muud ja tegelikult saate siis katkestada kinnitusringi. Et saate siis see arve tagasi. Siin on nüüd otsus kohustuslik ja panengi, et esimese näiteks nii, et esimese rea konteering on vale ja katkesta kinnitusring. Nüüd liikus see arve minu kinnitusringist ära. Lähme siia ostumenüüsse ja vaatame, et mis staatuse ta siia sai. Ta sai nüüd ilusti siia tagasi lükatud staatuse. Ehk siis ma tegelikult nii isegi ei avaks, ma tuleksin arvele tegevused ja konteeringuga. Ja kui et siin näiteks, et ma olengi raamatupidaja, kes selle arve enne oma kinnitajale saatis, siis kinnitaja ütles, et see on tagasi lükatud, siia tuleb ka otsuse kommentaar, et esimese rea konteering on vale. Järelikult mul on vaja muuta ära see konteering, et saada kiirelt konteering maha, kuna siin on 14 rida, et ei ole mõtet hakata neid ühekaupa kustutama. Vaid summeerin read, näiteks samamoodi jälle käibemaksu lõikes ja eemaldan kanderead. Siis automaatselt võeti mul ära ridadelt konteering ja nüüd rakendan malli uuesti. Valin valdkonna ja rakendan. Nüüd said kõik read uuesti mul konteeritud. Nüüd siin all enam ei ole seda nuppu, et salvesta ja saada kinnitamiseks. Siin on ainult salvesta. Ma korraks ka salvestan. Ja nüüd, kui tahate saata arvet uuesti kinnitamisele, et saate valida, kas te võtate siit arve ülaosast kinnitamine, saada uuesti või siis võtate ostuarvete menüü reast, et enne, kus me võtsime ka tegevused ja kinnitamine. Et saate ka sealt valida, aga mina saadan praegu siit ja siin ongi minu taga on saada uuesti ja saadan selle arve uuesti. Ja ta soovib siit kommentaari. Näiteks panengi, et arve parandatud. Nii. Ja nüüd ta läks ilusti uuesti jälle minule kinnitamisele. Siin kinnitusringis ta on mul olemas. Võtan ta siit lahti. Ja näen, et nüüd on arve minu jaoks sobiv ja saaksin selle kinnitada.
ma praegu veel ei kinnita, vaid ma tahaksin suunata seda arvet veel edasi. Näiteks kui mul tekib veel küsimusi ja tahan näiteks järgmiselt kinnitajalt või kellelgi midagi küsida, ma saan siia lisada siis järgneva kinnitaja, kes siis selle arve ka omakorda kinnitab ja panen siia, ma panen praegu iseennast. Nii, ja panen ka kolmanda. Panen ennast mitu korda. Nii, suuna ja kinnita. Arve saadeti nüüd kinnitamisele. Nii, valin siit samast arve. Nüüd ta näitab, et kinnitusringis on 3 inimest ja mina olen praegu teine kinnitaja. Et ta näitab eelnevalt sai minult, kuna ma suunasin edasi, et ta sai ikkagi minult ka eelnevalt kinnitatud oleku. Nii, siia ta kuvab ka seda esialgset, kuna ma ta korraks lükkasin ka arve tagasi ja sai arve parandatud, et ta näitab siin ka seda kommentaari. Ja kui ma nüüd siit üle vaatan ja mulle see arve sobib, siis kinnitan. Nii, ta on mul veel ühe korra siin kinnitusringis, kuna ma lisasin ka kolmandaks kinnitajaks ennast. Nii, näitabki, et eelnevalt sai ka ta minu poolt kinnitatud ja praegu ma olengi 3. kinnitaja. Ja kinnitan summas. Võin siia panna kinnitan. Oled viimane kinnitaja, kas soovid arve kinnitada raamatupidamisele saatmiseks? Vajutan jah. Nii, ja nüüd on see arve kadunud. Et see arve jõudis siia ostuarvete alla tagasi ja ta sai ilusti kinnitatud staatuse. Nii, ma näitan natukene ka kinnitusringi otsingut, et siit saab otsida siis ka kinnitatud või kinnitamisel olevaid arveid. Et kui ma panen siia praegu minu olekuks kinnitatud, siin saabumise kuupäevaks saategi panna, märkige siin periood, mis arveid te otsite. Ja otsi. Nüüd kuvatakse minule kõik kinnitatud arved. Et need, mis olen mina sellel perioodil siis kinnitanud, need arved on kõik siin ilusti kuvatavad. Et saab otsida ka tagasi lükatud konteerimisel, ülevaatamisel ja kinnitamisel olevaid arveid. Et kuna mul said nüüd kõik arved kinnitatud, siis ta ei leia mul ühtegi arvet, mis oleks kinnitamisel. Et siit on nagu väga lihtne otsida. Või siis näita või valite oleku näita kõiki, et siis kuvatakse teile kõik arve olekud, kas siis kinnitatud, kinnitamisel, et siis siia ilusti kuvatud. Siin ühel arvel kuvatakse ka info nupukest. Et siin ongi, ta annab märku, et siin arvel on midagi küsitud. Et siis saabki tegelikult võtta selle arve lahti siin kinnitusringis. Ja siin on samamoodi tegelikult lisaandmed, arve manused ja lingid, arve ajalugu ja kinnitamise ajalugu. Et siit ta näitab täpselt, et mis selle arvega on tehtud. Ja arve ajaloo alt on ka näha, et siin on päris palju testitud. Et ta näitab kõik need tagasilükkamised, et siin ongi näha, et on tagasi lükatud. Et saab vaadata ka ajalugu. Nii. Nüüd ma näitaks teile, kuidas saate määrata endale asendajaid. Et seda saab kõige lihtsamini teha, kui võtate üldinfo, seaded ja minu esindusõigused. Siia kuvatakse teile kõik esindatavad. Et millistes ettevõtetes te esindusõigust omate ja saate määrata siia, et vajutategi siin arverea lõpus paremal pool asendajad. Et ma valin selle sama ettevõtte, kus ma teile praegu näitan. Vajutan siin asendajad.
vajutate siia lisa, et siia alguses ei ole vaja märkida midagi, et vajutate siia lisa. Nii, siin ta kuvabki mulle kõiki töötajaid, kes siis meil on. Ma tean, et ma tahan oma kolleegi lisada enda esindaja, et tema on minu asendaja ja määran ära siia ka kuupäevaliselt. Panengi näiteks tänase kuupäeva, asendamise lõppkuupäev on ka oluline, et see on kohustuslik väli ja see tuleks teil ka täita. Nii, ja siin on samamoodi saab määrata asendajaid kõikidesse allasutustesse, et kuna minul siin allasutusi ei ole, siis siia ma linnukest ei pane, aga kui on allasutused ka ja see inimene või asendaja omab ka nendes allasutustes esindusõigust, siis ta saab ka automaatselt saab selle asendamise siis üle kirjutada kõigisse allasutustesse. Nii ja salvestan. Nüüd ta näitab, et Kerli on minu asendaja, siin on periood, kuna ta mind asendab. Ja lähme siis vaatame, et kuidas siin kuvatakse, et mulle on määratud asendaja. Võtan ostuarved. Mul on siin veel testimiseks üks arve ja võtangi siit lahti. Võtan ta niisama siit lahti. Nii, lähen arve alla ossa ja salvestaja kinnitamiseks. Ta toob mind siia kinnitusringi ja nüüd, kui ma panen ennast, siis ta näitab mulle kohe, et mulle on määratud asendaja. Kasutajale on määratud asendajad. Kinnitamisele saatmisel suunatakse arve kinnitamiseks antud asendajale. Et kui mina saadaks praegu selle arve kinnitamisele, siis mina seda arvet ei saa, vaid saab selle Kerli, kes siis selle arve peaks ära kinnitama. Et ma praegu seda siin ei saada, et ma tahtsin lihtsalt näidata, et kuidas neid asendajaid siin kuvatakse. Ja lähme tagasi. Nüüd ma näitan ka sellist olukorda, kui näiteks töötaja jääbki ootamatult haigeks ja ta ise siit üldinfo seaded ja minu esindusõigused, et siit ta ise asendajat määrata ei saa, siis tegelikult saab ka iga ettevõttes oleva administraatori rollis inimene saab tegelikult määrata ka töötajatele asendajaid. Et selleks tuleks võtta lahti üldinfo, seaded ja ettevõtte seaded. Kerime nüüd siia päris alla ossa. Ma lubasin enne ka näidata, et näitan, kuidas saab esindusõigusi lisada. Et siin esindusõiguste plokis, et siin, kui vajutate siia lisaesindusõigus, kuvatakse, et siia on vaja siis töötaja isikukoodi, riik on juba automaatselt täidetud, esindusõiguse algus, seda ei saa tagantjärgi panna, et see peab olema alates tänasest, sest kui ma proovin panna, siit ta praegu mul lubab seda panna, aga kui ma hakkan salvestama, siis ta tegelikult ütleb, et see periood on juba, et tagantjärgi esindusõigust lisada pole võimalik. Et annan siis esindusõiguse alguse, lõpu. Kui te nüüd kirjutate siia e-maili, siis kõik ja kui tema hakkab ka kinnitama arveid, siis tegelikult ei peagi alati arveid kinnitama siin arvekeskuses, vaid me saadame ka lingi meili peale, et talle on saabunud arve kinnitamiseks. Ta vajutab lingi peale ja talle tegelikult kuvatakse täpselt samasugune arve kinnitusring, et ta on täpselt samasugune, et ta toob lihtsalt tegelikult otse sinna kinnitusringi, kus ta saab siis arve kinnitada. Et lihtsalt, et natuke selline mugavam, et kõik kinnitajad ei pea iga kord arvekeskusesse sisse logima, vaid saavad ka lingist arve kinnitada. Siin tuleb siis, kui te esindusõigust annate, tuleb teil valida ka roll. Et see on kohustuslik väli, et siit te valite siis rolli, mida te parasjagu kellegile oma töötajale anda tahate ja siis salvestate. Siin on samamoodi, et lisaesindusõigus kõikidesse allasutustesse, et saab ka kohe kirjutada teda ka kõigisse allasutustesse sisse, kui need allasutused sellel ettevõttel on. Nii, esindusõigus ma hetkel ei lisa, vaid ma tahtsin teile näidata, et näiteks muudame
et kuidas saab siis teistel töötajatel lisada asendajaid. Et võtamegi siit kohe esimese Anatoli ja vajutan siia, et ma ei võta lahti muuda. Tegelikult me võime korraks võtta ka selle muuda lahti, et vaatame, et kui on nüüd vaja töötajal lõpetada esindusõigus. Et kuna siin Anatolil on praegu esindusõiguse lõpp on määramatu, siis te saate esindusõiguse lõpetada näiteks tänase kuupäevaga. Et tagantjärgi seda jälle muuta ei saa, et edaspidi, et kui on tulevikus, siis saate küll, et saategi määrata, et kui te teate, et mingi töötaja lahkub, siis saate panna selle kuupäevaga, et siis tal automaatselt see esindusõigus ka siin lõpeb. Mina Anatolil esindusõigust praegu ära ei lõpeta, nii ja panen lihtsalt sulge. Nii, ja võtame siit siis tegevused ja asendajad, et kuna ma tahtsin talle määrata asendajat. Samasugune vaade nagu eelnevalt ja siit vajutan lihtsalt lisa. Nii, ja siit samamoodi saab ka otsida lihtsalt, hakata esitähti panema ja ta tegelikult kohe annab ka, et ei peagi, kui on pikk nimekiri, et saate ka esitähtedega kohe seda otsingut lihtsustada. Vajutate siia asendus kuupäevaks, siis tänase, samamoodi lõpu. Ja siis oleksingi mina Anatoli asendaja. Nii, et see oli siis asendamiste kohta. Ja kui teil nüüd siis, kui nüüd Mart ka veel ära räägib, siis on teil võimalik esitada, siis me vastame teie tekkinud küsimustele. Et saate siis küsida, et kas teil on otsingu kohta mingeid küsimusi, et pange kõik kirja ja siis jooksvalt saame vastata ja näitan pildist siis uuesti. Aga praegu on minu poolt kõik ja annaksin siis sõna Mardile. Tere hilishommikut kõigile ka minu poolt. Mina olen Mart Nõmper, vandeaudiitor ja räägin täna natukene kontaktivaba auditeerimise võimalustest, mis on juba audiitorite seas levinud, selline kaugtöövorm olnud juba aastaid, kuid kindlasti viimase selle koroonakriisiga nüüd siis väga aktuaalseks muutunud. Ja lühidalt alustan sellest, et mis see audit on, mida audiitor teeb ja lõpetan siis mõningate soovitustega, kuidas veelgi paremini efektiivsemalt kontaktivaba auditit läbi viia. Ja kõik küsimused on läbi chati oodatud, et vastan nendele ka hiljem. Hästi lühidalt, kes või mis on Grant Thornton, on rahvusvaheline audiitorite võrgustik. Oleme üle maailma esindatud kõikides kontinentidel ja kõikides riikides. Ja eriti hästi me on esitatud Baltikumis, kokku on siis 6 kontorit, 2 Eestis, 1 Lätis, 3 Leedus ja 3 riigi peale meil on siis üle 260 töötaja ja kõik see Baltikumi organisatsioon kuulub Baltikumi enda inimestele, ehk et saame teha kiiresti ja operatiivselt kõik otsused ise ära, ei pea kuskilt kaugelt luba küsima. Nüüd auditite poole edasi minnes, et mida see audiitor õigupoolest teeb. Ma arvan, et enamik tänastest kuulajatest on audiitoritega kokku puutunud ja omab mingisugust nägemust, mida audiitor teeb. Aga hästi lühidalt ja maakeeli kokku võttes, siis meie oleme need, kes loovad kindlustunnet. Me loome seda kindlustunnet, et mis iganes finantsaruanne, mida lugeja siis käes hoiab või arvutiekraanilt vaatab, et ta vastab mingisugustele kokkulepitud nõuetele. Üldjuhul siis Eesti puhul on need kokkulepitud nõuded kirjas raamatustoimkonna juhendites ehk et Eesti finantsaruandluse standardis, aga need võivad olla ka näiteks siis kuskilt rahvusvahelisest standardist tulenevad. Need võivad olla grupi ettevõtte raamatupidamise eeskirjadest tulevad nõuded, millele vastavust me kontrollime. Aga need võivad olla ka täiesti finantsaruandluse välised nõuded, mida me siis mille vastavust kontrollime, nagu näiteks väga paljudele kindlasti tuttav pakendi audit, kus me siis vaatame, kas see aruanne
vastab üldse pakendiarvestuse regulatsioonile, mitte finantsarvestuse regulatsioonile. Ja kui te hoiate käes ühte aruannet, kus on audiitori otsus juures ja teist aruannet, kus seda ei ole, siis ma arvan, et kõik nõustuvad, et see, kus on audiitori arvamus ka juures, on usaldusväärsem lugeja jaoks kui see, millel audiitori arvamust ei ole. Kuidas audiitor auditeid läbi viib? Töövõtteid on hästi erinevaid ja protseduure, mida audiitor auditi käigus teeb, on ka hästi erinevaid. Jälle lühidalt kokkuvõttes me teostame erinevaid kontrolliprotseduure ja nendes kontrolliprotseduurideks on päringud, analüüsid, võrdlused, arvutused, intervjuud. Ei ole kuskil täpselt ette kirjutatud, mida audiitor ja kuidas täpselt tegema peab. Meil on oma töö eeskirjad, mille järgi me peame oma tööd korraldama. Need on mitmed tuhanded leheküljed pikad. Aga auditi läbiviimise ikkagi on väga suur osa audiitori professionaalsel hinnangul ehk et missugust kontrolliprotseduuri, kuidas, mis ajahetkel, mismoodi täpselt läbi viia, on juba audiitori nii-öelda kunstiline pool, et kuidas ta seda teeb ja mis tulemusi ta ootab sellest ja mida ta nendest protseduuridest järeldab. Küll aga on see, et kõike, mida audiitor teeb, kõik peab olema jälgitav, hiljem ja ka kontrollitav. Ja selleks on vaja siis kõik, mida audiitor on küsinud, arvutanud, järeldanud, analüüsinud, et see oleks audiitori poolt dokumenteeritud. Ja see peab olema dokumenteeritud siis sellisel viisil, et teine asjatundlik isik ehk et näiteks teine audiitor, kui ta võtab audiitori, eelmise audiitori siis näiteks tööpaberid ja vaatab, mis seal kirjas on, siis ta peab kõigepealt nendest olema võimeline aru saama ja ta peab olema võimeline siis ka aru saama seda, kuidas audiitori töövõtu tulemusena oma arvamuseni jõudis. Kas ta ka seda arvamust jagab või mitte, et see on juba teine asi, aga vähemalt peab olema teisele asjatundlikele inimesele aru saada, et kuidas audiitor oma töö tulemusel just sellise arvamuseni jõudis. Selleks, et oleks võimalik audiitorile ette näidata, kuidas ta oma tööd on teinud, tuleb audiitorile oma tööd säilitada. Ehk et jõuame sellise samasuguse arhiveerimise teema juurde, nagu juba eelnevad esinejad rääkisid. Ja kuidas siis tänapäeval audiitorid teevad auditeid, kõik on tarkvarapõhine, ehk et on olemas spetsiifiliselt välja töötatud auditeerimistarkvarad, kus siis audiitor kogutud info, tehtud analüüsid, kontrolliprotseduurid säilitab ja seda säilitatakse siis elektroonilisel kujul, et ei trükita midagi tänapäeval audiitorite poolt välja. Või kui isegi on midagi välja trükitud, siis kas see lihtsalt on nii-öelda silmade säästmiseks, et on parem kergem lugeda, aga teda paberkujul üldreeglina ei säilitata, vähemalt sellistes moodsamates audiitorbüroodes. Kuigi paberkujul säilitamine ei ole üldse keelatud tegevus, et lihtsalt ta ei ole efektiivne. Audititarkvaradest rääkides veel nii palju, et on olemas ka Eestis endas audiitorkogu poolt välja töötatud audititarkvara EDOC, mis on ka üks, ütleks isegi maailma mastaabis üks moodsamaid ja paremaid ja sobib kindlasti väga hästi just Eesti audiitoritele Eesti majanduskeskkondadest, et on ühenduses ka meie äriregistriga ja jagab sellist taksonoomilist aruande ülesehitust, nagu ka siis ettevõtja portaalis esitatavad majandusaasta aruanded. Ja nüüd jõuaks siis omalt poolt soovitusteni, mis on võib-olla kõige huvitavam siit. Et siiski me tänapäeval näeme, et enamus suhtlusest audiitoriga ja dokumentide ja info esitamist audiitorile toimub e-mailide teel.
Selle kõige suurem probleem, ütleks, on ebaturvalisus. Me oleme näinud oma klientide juures ja oleme kõik, ma arvan, ka ajakirjandust lugenud, kuidas on e-postkastidesse sisse häkitud, on seal salaja midagi ära võetud, ära muudetud infot, pettusi korraldatud ja e-mailidega info edastamine ei ole turvaline. Ta on kindlasti mugav, hästi lihtne, aga oleks küll nüüd tänapäeval aeg sellisest mugavustsoonist natukene välja minna, edasi astuda ja mittekonfidentsiaalse info vahetamine e-mailidega on täiesti okei, aga mis puudutab juba konfidentsiaalsemat infot nagu lepingud, võib-olla raamatupidamise dokumendid, raamatupidamise aruanded, siis neid ei ole mõistlik saata enam e-mailiga, kui te hindate neid ikkagi väga konfidentsiaalseteks, vaid pigem kaaluda teisi võimalusi. Üks võimalus, kuidas vältida selliseid kas siis infolekkeid tahtlikke või tahtmatuid ja kas enda poolt põhjustatud või kuritegeliku maailma poolt meie selja taga tehtult, on see, et anda audiitorile ligipääs finantstarkvarale. On olemas mitmeid finantstarkvarasid, kes seda väga hästi võimaldavad täna, kus on ka kohe eraldi nii-öelda audiitori funktsioon sisse ehitatud. Ja see aitab hoida nii raamatupidaja kui finantsjuhi aega kokku, mis tal kuluks siiamaani siis erinevate aruannete raamatupidamisprogrammist võtmiseks, salvestamiseks ja saatmiseks või ka siis erinevate algdokumentide, mida audiitor on küsinud, otsimiseks ja saatmiseks audiitorile. Las audiitor ise vaatab. Loomulikult audiitorid ei tunne kõiki tarkvarasid, nii et kui on ikkagi väga spetsiifiline tarkvara, siis võib audiitor ka öelda, et täname ligipääsust, aga kahjuks ei oska kasutada, nii et see sõltub natuke ka audiitorist. Nüüd praktikas on hästi levinud ka audiitori ligipääsu andmine arvete menetluskeskkonnale, näiteks Omniva keskkonnale. Oli ilusti eelkõneleja slaididelt näha, et selline roll, mida võib anda, ongi kohe ära eeldefineeritud audiitori roll, mis tähendabki, et siis tõenäoliselt on seal juba peal nii-öelda read-only funktsioon, et audiitor seal näeb kõike, aga ei saa midagi muuta. Mitte, et me seal midagi muuta tahaks, aga vahetevahel võib juhtuda ka nii-öelda tööõnnetusi, et kogemata läheb mingi asi kustutamisele ja muutmisele, et siis seda ennetada on parem, kui antakse read-only ligipääs. Kuna viimane nüüd aeg on siis muutnud meie eluga nii palju, et kui muidu oli kaugtöö oli täiesti tavapärane, siis siiski tavapäraselt raamatupidamise auditi kliendi enda raamatupidajad olid siiski nii-öelda ühes ruumis, ühes hoones, ühes majas koos. Siis tänapäeval on see koroona tõttu nüüd töörutiin selline, et mina istun oma kodus, assistent istub mul oma kodus kuskil teises kohas, konsultant võib-olla maksuinimene on üldse kaugel Lõuna-Eestis ja nüüd siis ka kliendi finantsjuht ja kliendi raamatupidaja ja võib-olla kontorijuht, kes lepingutega tegeleb, et kõik me asume füüsiliselt erinevates kohtades. Et kuidas sellises olukorras kõige paremini koostööd teha, et ainult e-mailide saatmine tähendab seda, et neid hakkab lõpuks olema projekti lõppedes seal mitukümmend kindlasti, kui mitte sinna 100 lähedale, et lihtsalt selline jupi kaupa info saatmine erinevate osapoolte vahel viib selle meie mailboxi lihtsalt üüratult suureks. Märksa parem on siis koostööd teha läbi erinevate ühistöökaustade, on sellised ühistöö keskkonnad nagu Dropbox, Google Drive, OneDrive, Microsofti oma, kus teatud mahus on võimalik täiesti tasuta infot jagada ja siis ühistöökausta luua
ja teatud mahust alates siis tuleb tõenäoliselt tasu maksta, aga need tasud ei ole üldse suured. Ja seal on võimalik siis ka erinevaid kasutusõigusi määrata, erinevaid ligipääse anda ja kõik on ka seal identifitseeritav, et kes mingisugusele dokumendile ligi pääseb ja kes midagi teinud on. Et tasub mõelda nende peale. Teatud funktsionaalsus loomulikult tuleb alates tasulistest versioonidest kaasa. Nii et jälle hinnake seda, kuivõrd oluline ja tähtis teie jaoks info konfidentsiaalsus on, et kui see ei ole niivõrd tähtis, siis tõenäoliselt piirduda saab ka tavaliste tasuta versioonidega, aga keerulisemate ja tähtsama info puhul tasuks kaaluda kindlasti tasulisi, mis on turvalisemad ja paremad. Meie ise oleme mitme kliendiga kokku leppinud, et me ise loome nii-öelda dataruumi, ehk et see on siis samasugune virtuaalne ühistöökaust, aga ta ei asu kuskil kolmanda osapoole nagu Google'i või Dropboxi või Microsofti serverites, vaid see andmed säilitatakse audiitori enda serveris, ehk et see ühistöökaust on meie serveris. Me loome siis sellisele turvalise keskkonna, anname sinna ligipääsuõigused, kasutajatunnuse saadame eraldi ja kasutaja nime ja siis sellega sisse logimine võimaldab siis turvalist ühendust kliendi ja audiitori vahel ilma kolmandate osapoolte serverites mingisuguste andmete säilitamist ja salvestamist ja töötlemist ja võimaldab siis hästi turvaliselt ja kiiresti ka audiitoril saada kogu info kätte. Nii, mida veel tähele panna? Juba enne ka mainisin, et kui te annate audiitorile ligipääse, siis andke alati read-only ligipääse. Meil ei ole mingisugust soovi, vajadust ega tahtmist mingisugust infot raamatupidamisprogrammides, menetluskeskkondades või muudes e-keskkondades muuta. Meie eesmärgiks on saada infole ligipääs ja näha infot, mitte muuta infot. Teine, mis on hästi oluline, mida sageli unustatakse ära, et ollakse projekti lõppedes tavaliselt hästi õnnelikud, et nüüd mingisugune projekt on läbi saanud, et saab uutele väljakutsetele kiirelt vastu minna ja unustatakse nii-öelda tagatuba ära koristada. Ehk et on hästi oluline, kui projekt saab läbi, siis need igasugused ühistöökaustad, mis on loodud, kuhu on õigusi antud, et need kaustad siis tühjendatakse, sealt kustutatakse info ära, mitte jätta seda ripakile või kui te otsustate, et te kasutate näiteks ka seda ühistöökausta arhiveerimise otstarbel, ehk et te olete sinna pannud ka näiteks kogu oma digiarhiivi, siis loomulikult ei tasuks ega tuleks seda ära kustutada, vaid siis tuleks üle vaadata kõik ligipääsuõigused ja mittevajalikud ligipääsuõigused siis ära kustutada. Praktikas me siiski näeme, et niisugused ühistöökaustad kipuvad jääma igaveseks ajaks igavesti kuskile pilvekeskkondadesse. Need kasutajaõigused ja ligipääsuõigused, mis olid projekti teostamise ajal, jäävad ka projekti lõppedes samasuguseks ja võib-olla siis ka aastate pärast on tegelikult mingite paroolidega või kasutajatunnustega sinna ligipääs olemas. Ja see on loomulikult turvarisk ja seda ei soovita niiviisi teha. Tõsi, info õnneks aegub, õnneks või kahjuks ja väga suurt kahju sealt tõenäoliselt keegi teile tekitada ei saa, aga see on pigem selline hügieenifaktor, et ega te vanasti ka oma arhiivi kuskil õues ei hoidnud tänava peal ligipääsetav kõigile, siis lihtsad ja lühikesed paroolid, mida siiski kahjuks kasutajad kasutavad korduvalt ja erinevates keskkondades, et need ei ole turvalised, kipuvad lekkima ja selline näiline turvalisus, mis paroolidega tekib, siiski pikas perspektiivis on ikkagi väga-väga näiline. Nii et kui enam infot ei ole vaja avalikult kuskil hoida, siis see info tuleks sealt ühistöökaustadest ka ära kustutada.
Ja üks suur palve ka siia lõppu veel, et meile kui audiitoritele on hästi hea, kui PDF kuhu salvestatud info on salvestatud nii-öelda otsitava PDF-i formaadina ehk searchable PDF, mis siis tähendab seda, et tegelikult saab arhiivis teha üle kogu dokumentatsiooni sõnaotsinguid. Ehk et kui me tahame leida mingisugust arvet, siis loomulikult tavaliselt on võimalik välja filtreerida ja otsida seal hankija, müüja, nime järgi, registrikoodi järgi, mingite kuupäevade järgi, aga märksa parem veel on, kui on ka võimalus see, et näiteks me saame mingit sõna otsida ja kõik siis ütleme, kus on ostetud piima näiteks, me saame kõik ostuarved kohe kätte, kus peal on sõna piim. Ja loomulikult on seda veel parem, kui on arhiveeritud ka lepingud samasugusel otsitava sõnaga kujul, et siis kus iganes lepinguga te olete jälle näiteks piima ostnud, siis kõik need piima ostu-müügi lepingud on ka kohe nõukse otsinguga arhiivist väga hästi võimalik leida. Sageli on siiski veel, kas siis teadmatusest või laiskusest oleme näinud, kus on loodud võimas digiarhiiv, aga siis digiteerimisel on kahjuks kasutatud sellist pilt PDF formaati, kus nagu sõna järgi ei ole küll mitte midagi võimalik leida. Ja lõppu veel, kuidas see koroonaviirus mõjutab aastaaruandeid, et selle kohta ma olen kirjutanud ühe artikli, mille link on siin. Ja kes siis on täpsemalt huvitatud, siis soovitan seda lugeda. Hästi lühidalt kokkuvõttes koroona on bilansipäeva järgne sündmus ehk et 31. detsember 2019 bilanssides koroona mõjudega arvestada ei saa ega tohi, vaid need tuleb kõik arvesse võtta bilansipäeva järgselt, kirjutada lisades. Ainus erand on siin see, et kui te täna aastaaruannet koostades näete, et ettevõte ei ole jätkusuutlik 12 kuud bilansipäevast, ehk et tõenäoliselt ka siis vabatahtlikult või sunnitud olukorras hakatakse ettevõtted 2020 aasta jooksul likvideerima. Sellisel juhul 31. detsember 2019 aastaaruanne koostatakse raamatustoimkonna juhendi 13 likvideerimise lõpparuanded järgi. Aga kui sellist fataalset mõju koroonast ei tulene teile, siis kõik koroonamõjud on bilansipäeva järgsed, mitte bilansilised. Minu kontaktandmed on siin lõpus ja sellega mina oma lühikese esitluse lõpetaksin ja hea meelega saame küsimuste juurde liikuda. Ma vaatasin, et siin üks küsimus läheb minu kapsaaeda, et kuidas kujuneb siis Omnivasse teenuse hind. Et teenuse hind väikeettevõtte paketi puhul on meil kuutasu, mis on siis 8 eurot kuus ja siis arvete mahupõhine arvestus sinna juurde, et ühe e-arve vastuvõtmine on 19 ja ühe e-arve saatmine on 6 senti. Ja suuremate pakettide puhul on siis niimoodi, et seal on teenuseid ja võimalusi rohkem ning seal moodustub siis kuutasu arvete mahust ehk siis reaalsete arvete mahust ning kasutajate hulgast keskkonnast. Et seal juhul ma pigem koostaksin siis juba personaalseid pakkumisi ja et siis e-mailiga, et nevil.carlson@omniva.ee. Nii, võtan siit siis kohe esimese küsimuse. Kas raamatupidamise programmi tuleb ka arve maksmise tunnus kohe peale? Kuna tarkvarad küsivad meie käest ise neid arveid, siis see olek määratakse tarkvara poole peal. Et minu teada tarkvaras ei saa määrata maksmiseks olekut, vaid saabki siis võtta kas siis saabunud või kinnitatud arveolek. Nii, vaatame, mis siin veel on. Nii, Omniva ja Pagero, kas nüüd toimib? Meil siiamaani
toimib Pageroga ainult e-arvete vastuvõtt. Et see peaks meil varsti hakkama ka täies mahus toimima, aga veel alles praegu toimib meil ainult e-arvete vastuvõtmine. Et veel sinna ise saata ei saa. Nii, siin on veel üks maksmisele minev arve, et kas arved lähevad siis kohe maksmisele, kui kohe sisestamisel kadus ära. Nii. Kas arved lähevad siis kohe maksmisele, kui kohe sisestamisel ka maksmisele suunata ja mitte maksetähtajal? Meil nüüd otse arvekeskusest arveid, mis on maksmisele määratud, neid otse panka ei lähe, selleks tehakse panka maksefail ja seal saab juba otsustada, et kuna see fail siis sinna üles laetakse ja kuna siis see makse ka toimub. Nii. Nii, siin on veel küsimus, kas saab näha praktiliselt arvete pilte, mis kujul need liiguvad PDF-is ja Exceli siis failis kinnitusringile. Nii, me võime siit korraks vaadata. Et tegelikult ma võtangi siis kinnitusringist ostuarvet lahti. Et mis mul siin kinnitatud on. Nii. Ja kas nüüd siis mõeldi neid arvemanuseid ja linke, mis siia siis kaasa pandi? Et PDF on siin ilusti kuvatud. Ja siit, kui on pandud lisad kaasa, kas siis mõned aktid, et need on tegelikult siin manuste ja linkide all ilusti tegelikult täitsa olemas. Nii, ma vaatan korraks, kas ma saan seda pilti ka teile korraks siin jagada, et ma saaks teile näidata. Ma vaatan kohe, et kuidas see siit nüüd. Läheb natuke aega. Nii, sain infot, et ikkagi näete mu arvutiekraani. Nii, et siia siis kogunevad kõik aktid siia manuste alla, et mul praegu siin on ainult XML fail ja siis see PDF fail, aga kui on kaasa pandud ka aktid, nüüd ma räägin veel nii palju nendest aktidest, et neid nüüd tarkvarast kaasa saata ei saa. Et kui te saadate e-arvena saab kaasa panna ainult ühe manuse ja see on tavaliselt PDF fail. Et te saate nüüd lisada lisamanuseid kaasa, kui te võtate lihtsalt lahti siit arve. Näiteks võtan ta siit lihtsalt lahti. Siin on arvemanused ja lingid ja lisamanus. Et te saate siis kaasa panna ka vajalikud aktid.
mida teil vaja kaasa on panna. Nii. Mart, ma annan võib-olla sulle ka sõna. Ma vaatan, kas siin on. Kas on tulnud siia ka selliseid küsimusi, millele sa saaksid ka vastata või veel ei ole? Tundub, et ei ole. Vastan siis edasi. Siin on ka küsimus, kuidas eristada erinevaid käibemakse. Need nüüd tuleb siit vaadata, võtate üldinfo, registrid ja käibemaksukoodid. Et siin te seadistate ise oma käibemaksud ära ja saate panna prioriteedid ja määrata ka vaikimisi käibemaksumäära. Et siis, kui teil on vaja arvetele lisada mingid käibemaksed, siis teil juba on see valik siia, esmane valik siin tehtud ja siis neid kuvatakse, et siis te saate sealt neid valida. Nii, siin on ka veel küsimus, et kuidas 2018 aasta arved saavad olla veel kinnitamisel. Et mis see tähendab? Kuna minul oli praegu testbaas, et siin tegelikult ei olnud sellised reaalsed arved ja siin on ka küsimus teine pool, et kas seda kontrollib Omniva. Me tegelikult ei kontrolli seda, et mis staatuses kellelgi mingil ettevõttel arved on. Et seda te peate ise jälgima, et kui kõik arved peavad saama ikkagi kinnitatud, siis need peaksid kinnitatuks ka saama. Nii, arvetel vajaliku paranduse tegemisel ei ole visuaalis nähtav see arverida, mida parandada vaja. See tähendab kirjuta eraldi välja või trüki välja. Te saate tegelikult arvetel kaasa panna ka vajalikku infot. Et tegelikult on siin olemas ka kommentaari lahter, kus te saate panna järgmisele kinnitajale näiteks mingit infot. Samamoodi kinnitusringis on võimalik lisada oma otsuse kommentaar, et sinna, et ikkagi seda infot kuvatakse. Siin on veel küsimus, milliste raamatupidamisprogrammidega saab Omniva e-arvekeskust ühendada. Meil raamatupidamisprogramme on üldiselt vist enam-vähem kõik nad ühilduvad, et selleks me loomegi autentimiskoodi ja liidese, mis siis autentimiskood tuleb seadistada siis oma tarkvaras ja siis üle selle siis käib see arvete liigutamine. Et seda saate juba küsida ka, et kui te küsite meilt pakkumist või soovite liituda, et võite küsida, et kas just selle konkreetse tarkvaraga Omniva ühildub. Nii, siin on, et sooviks ostuarve kohta näidet, kus kinnitaja peab näiteks 10 rida koondama 3 reaks erinevate kontode ja kulukohtadega. Näiteks siis saabki 10 reast, ma saan aru, et tuleks teha 3 rida. Et seda on tegelikult kõige lihtsam teha. Nii, ma võtan siit ühe suurema arve, see, kus mul oli 14 rida. Ma praegu tühistan kinnitusringi. Siis on see arve meil saabunud olekus. Lähen konteeringuga arve peale. Nii,
summeerin read. Ma eemaldan siit selle kandere. Nii, ja et näiteks teemegi siis sellest arvest. Teemegi siis 3 arverida. Ehk siis esimese sammuna teengi summeeriread. Siis mul tekib üks kanderida ja kanderidu on võimalik jaotada. Et ma saan siin jaotada siis nii mitmeks osaks, nagu mul seda vaja on. Panen siia 3. Saan jaotada kas protsentides või summade alusel, et oleneb, kuidas seda jaotada vaja on. Panen siia näiteks 20 ja 30. Teen sellise jaotuse ja jaotan. Ehk siis nüüd ta tegi mulle siit sellest arvest siis 3 kanderida, millele ma saan siis lisada konteeringut külge. Et võtate tegevused ja konteering ja lisate siis külge kontod. Siin on meil arvedimensioonid, et kes siis kuidas neid siin määratleb, et meil on nad sellised. Ja panete siia siis, ma panen siit näiteks, teen esimese rea lihtsalt. Et lihtsalt konteerite ära. Siit on hea lihtne tegelikult võtta salvestaja järgmine. Saab ka tegelikult sama konteeringut ka kopeerida järgmisele arvereale. Nüüd tuli mul arverida number 2. Otsin samamoodi. Nii, salvestaja järgmine. Võtan siia ka ühe konto. Nii, ja nüüd salvestan. Mulle tekkis siis 3 kanderida. Sain need konteeritud ja siis sellisel juhul need 3 kanderida on need, mis liiguvad teie majandustarkvarra. Janne, võin vahepeal paar küsimust ka ise vastata. Jaa, palun. Just. Küsimus on tulnud minule, et kas arhiivi saab lisada ka ise lepinguid, mida oleks soov siis digitaalselt säilitada ja kas audiitor saab read-only õiguse korral neid märksõnade järgi auditi sihtotstarbe kasutada. Ja arhiivi võite lisada ka muid dokumente. Et arhiiv, mida te loote, ei pea olema ainult raamatupidamise arhiiv, vaid võikski olla täielik ettevõtte arhiiv, et te säilitate seal rohkemat ja auditi käigus tavaliselt audiitor vaatabki rohkemat kui ainult raamatupidamisdokumente. Et meile on see väga sobilik audiitoritele, kui te säilitate kõik oma dokumendid elektroonilisel kujul PDF formaadis ja et nad oleksid siis otsitava PDF formaadi ehk searchable PDF formaadis. Ja siis me saame tõepoolest märksõnade järgi otsida ja mitte ainult meie, vaid ka teie ise saate otsida märksõnade järgi kogu arhiivi üleselt dokumente. Igaks juhuks ütlen veel seda, et kui te nüüd säilitate digitaalselt allkirjastatud ehk digikonteinerit, digitaalselt allkirjastatud PDF-e, siis selle digikonteineri seest vähemalt tavapärased tarkvarad ei suuda asju otsida, nii et säilitada tuleb otse PDF formaat, mitte see digidoki konteiner. Teine küsimus, mis on mulle veel tulnud, puudutab siis nüüd juba raamatupidamise poolt puhtalt. Kas koondamine, mille vajadus on tekkinud maailma majanduses toimuvaga, mitte otseselt koroonaviirusega seoses, on ka info, mis peaks olema kajastatud bilansipäeva järgse sündmusena. Vastan sellele niiviisi, et juhul, kui see maailma majanduses toimuv algas peale bilansipäeva, siis jah, tuleb kajastada seda bilansipäeva järgse sündmusena. Kui see mõju oli juba bilansipäeval olemas, aga näiteks ta ei olnud avaldunud veel või te ei teadnud seda
aga ta siiski juba eksisteeris bilansipäeval, siis sellised mõjud on need, millega te korrigeerite bilanssi. Ehk et tekkepõhisus ennekõike ja üle kõige, et kui mõju tuli peale bilansipäeva, on see bilansipäeva järgne. Kui asi juba toimus enne bilansipäeva, siis kajastate ka bilansis. Nii, minu poole pealt peaks olema küsimus praegu kõik, annan sõna edasi. Vastan siis edasi. Siin on küsitud, et vaja on lisada kuluridade juurde ka objektid. Kuidas seda teha saab? Et see on nüüd samamoodi, see on meie mõistes dimensioonid. Ehk siis, kui ma enne konteerisin seda arverida, et võtan ta lihtsalt konteeringuga, et seal, kus te panete külge kulukonto, siis siin all saabki siis luua siia dimensiooniks objektid. Ehk siis, et saate selle objektid ka siia ilusti külge panna. Nii. Kui arvel on mitu kinnitajat, siis kas lõppkinnitaja saab arve kinnitada ja suunata maksmisele ilma, et esimesed kinnitajad oleksid oma kinnituse andnud? Lõppkinnitaja ei saa enne kinnitada, kui eelnevad kinnitajad on oma kinnituse ka arve ära kinnitanud, et muidu ta lihtsalt ei jõua teieni. Et kui on teada, et teist eespool olevat kinnitajad arvet kinnitada ei saa, et siis tuleks see kinnitusring lihtsalt ära muuta. Nii, kuidas määrata kinnitajad ühe konkreetse tarni arvetele, mitte kõigile? Siia saaks teha tegelikult kinnitusmalli. Et me võime vaadata siit ühte malli, et võtan tegevused ja võtan kinnitamine ja teen siis ühele hankijale, Asker Autole, teeme siis malli. Ehk kui edaspidi tuleb Asker Auto arve sisse, siis tal on juba konkreetsed kinnitajad küljes. Nii, kõigepealt kohe alguses malli teha ei saa. Siin on saada kinnitamisele ja alles nüüd salvesta mall. Salvestan malli, siin on hankija, Asker Auto. Kui on lepingu numbri selgitus, minul on siin ilusti viitenumber olemas, et sellest täitsa piisab ja salvestan. Nii, ma tühistan praegu selle kinnitusringi ja võtan nüüd siit, et näen see Asker Auto arve, võtan kinnitamine ja rakendan lihtsalt malli. Ja ta toob juba mind siia kinnitajaks juurde. Ja mallid on kõik leitavad siin, üldinfo, mallid, konteerimismallid ja kinnitamismallid. Nii, katus ära. Nii, ja see mall on siin. Hankija malli saab teha ka täitsa automaatseks, ehk siis kui see arve tuleb sisse, siis automaatselt juba tegelikult saab rakendada seda malli. Et selle saab teha automaatseks. Mingida siia praegu lisada. Et siit saabki mallide juures on ilusti näha, et kas on tegemist automaatse kinnitamismalliga või siis mitte. Et siin, kus risti pole, et need automaatsed ei ole. Valdkonnapõhiselt ei ole võimalik neid malle automaatseks teha. Nii. Kas ostuarveid saab arhiivi saata ka tervet aastat korraga? Me ostuarvete arhiiv tegelikult ongi kõik siin ostuarvete all. Ehk siis te võtate lahti detailse otsingu ja kõik need arved, mis teil on olnud siin tulnud ostuarvetena sisse, kas need on siis digiteeritud või on e-arvetena saabunud või olete ise sisestanud, et kõik need on siit leitavad. Nii, kas lisaks arvele saab lisada keskkonda ka akte? Et seda küsimust ma enne ka siin juba rääkisin, et kuidas aktide lisamine käib.
et võtate siis arve lahti, arve manused all saab siis aktid ja digiallkirjastatud failid, et kõik te sinna tegelikult lisada saate. Nii, kui saata arved kinnitajale e-postile, kas sel juhul arvekeskusega liitumisel peab selle isiku samuti keskkonna kasutajaks registreerima ja tasuma tema eest kuutasu? Ettevõtte all te annate talle esindusõiguse, et talle eraldi mingit paketti te ei tee, vaid ta on lihtsalt teie ettevõtte töötaja, kes siis tegelikult ei ole vahet, kas ta saab kas ta kinnitab selle arve siin arvekeskuses või siis e-maili lingi kaudu. Aga tal peab olema lihtsalt ettevõttele esindusõigus, et muidu ei saa talle ju kinnitamiseks arvet üldsegi saata. Nii, küsimus kinnitusringide koostamise kohta, et kas ühele ja samale firmale on võimalik koostada mitu erinevat kinnitusringi. On võimalik, aga seal tulebki ära määratleda, et kui teil on sellel hankijal erinevad lepingunumbrid, siis sellisel juhul saab neid ringe teha ka mitu. Et kui on üks ja sama lepingunumber või viitenumber, siis te ei saa, sest meie süsteem lihtsalt ei tunne ära. Et peab olema mingi tunnus, mille järgi me saame neid malli eristada. Kas on võimalik saata kinnitusringile korraga kõik uued arved? Ma siin nüüd ei saa aru, mis mõeldakse uute arvete all, arvatavasti saabunud arved. Et kõiki korraga te neid siit niimoodi valida ja kinnitamiseks märkida ei saa, et te peate, kui teil just ei ole tehtud mallid, et mallidega saab lihtsustada seda tööd küll. Nii ma leidsin ka vahepealt ühe küsimuse, et kas Omniva ja Noom, kuidas omavahel suhtlevad, et täna meil Noomiga on liidetus olemas ja e-arveldamine täitsa toimib. Nii, lähen siis küsimustega edasi, et kas arveridade tekste saab täiendada. Kui on nüüd e-arve, siis arveridade tekste te täiendada ei saa. Te saate neid tekste lisada kanderidadele, mis tegelikult kanderead lähevadki teie tarkvarra. Et kanderidadele te saate teksti juurde panna, aga arveridadele mitte. Kuidas toimub kontoplaani seadistus? Siin ma võib-olla tegelikult näitaks teile ka korraks meie tugilehte, mis asub arvekeskus.ee lehel ja valige siit tugi. Siin on otsingusõnad, otsingulahter ka, et meil on toodud ära ostuarved, üldine müügiarved ja nii edasi, et kus saab arvekeskuse kohta väga palju infot, et mallid on toodud täitsa videodena, et samamoodi on siin ka kinnitamismallide kohta tehtud videod, et saab ka veel pärast siit vaadata, et kuidas neid malle täpsemalt luua ja ka konteerimismallid on siin ilusti videodena toodud. Ja samamoodi on meil tegelikult ka see arvekeskuse seadistamine, et samamoodi ka registrite ületoomine, et registreid saab tuua otse tarkvarast üle, aga saab ka sealt teha nüüd Excelisse faili ja see siis kontoplaani näiteks siis importida. Et siin on tegelikult päris põhjalik juhend, et kuidas seda täpsemalt teha, et see kontoplaan saaks ilusti arvekeskusesse imporditud. Et tasub siia korraks ka vaatama tulla, et siin on väga head näpunäited. Et samamoodi kõik nii hankijate registri impordid kui kõik need registrite impordid on siin siia ilusti ära selgitatud näidetega. Ja kui muidugi tekib küsimusi, siis alati saab meile kirjutada abi@arvekeskus.ee või siis telefoni teel. Telefoniliin on meil tasuta, et saate esmaspäevast reedeni 9-5 oleme me sealt kättesaadav. Et alati, kui tekib küsimusi, et võib ka
võib ka helistada, et saab kiirelt abi, et aitame kindlasti. Nii. Nii siin on ka, et kuidas luua arvemalle. Et seal on ka, et vaadake seda arvekeskuse blogilehelt, et siin tugi all, et seal on väga hea juhend ja kui tekib, kui te jääte jänni mõne konkreetse malliga, et siis võite ka meile helistada, et võtame paralleelselt siis teiega selle malli koos ette ja saame täitsa üle vaadata. Nii, kas võimalik ka ilma kinnituseta arvete sisse tõmbamine? Te mõtlete, et kas siin on nüüd mõeldud, et te tahate saata neid arveid oma tarkvarra ja te ei taha lihtsalt siin neid arveid kinnitada. Et selleks teil tuleb lihtsalt tarkvaras seadistada tarkvara nii, et ta küsib ainult saabunuid arveid. Et siis teil üldse kinnitusringi vaja ei olegi läbida, vaid siit saabunud arved siis juba liiguvad otse teie tarkvarasse. Nii, lattu kuluarvete töötlemine on suht arusaadav, aga kuidas saab olema teoreetiline tooraine ostuarvetega, mis lähevad lattu? Et te saate nüüd, ma nüüd ei oska öelda, et kuidas te siin täpselt mõelnud olete, et kas teil nüüd on erinevad laokoodid. Et ma arvan, et siin on mõeldud, et kasutatakse tarkvara, et kus saab neid laokoode, et neid tegelikult saaks ka dimensioonide alla panna või siis mingi tunnusega niimoodi määrata ära need arvekanderead, et siis SAF juba tunneb ära, et ta annab nagu õige vaste seal tarkvaras. Aga siin jah, et tahaks natuke täpsustamist, et mis siin täpselt mõeldakse, et võib meile kas kirjutada või siis pärastpoole ka abiliinile helistada, et võime täpsemalt selle konkreetse näite üle vaadata. Nii, ma annan vahepeal Mardile sõna. Tänud, Janne. Vahepeal on üks küsimus minule tulnud. Küsimus on siis selline, et ostuarved paberkaustas või Omnivas. Kuidas teie arvates on ajakulu nende testimisel nende variantide puhul, ehk siis kuidas Omnivas teie kasutate infot nende arvete avamisel? Ajakulu on veelgi erinev tegelikult, ma ütleks, teie kui kliendi jaoks. Sellepärast, et tõenäoliselt mingisuguse aruande või mingisuguse kontrolliprotseduuri käigus me valime välja mingisuguse hulga arveid, on neid siis 10 või paarkümmend, mida me siis detailselt kontrollime, ehk et kontrollime, kas see arvel toodud algdokumendil olev info vastab raamatupidamises kajastatud infole. Ehk et tõenäoliselt mingisuguse kontrolliprotseduuri käigus me palume kliendil saata meil umbes paarkümmend arvet ja kui need on nüüd näiteks Omniva keskkonnas juba olemas, siis ja klient annab meile siis ligipääsu Omniva keskkonnale, siis tegelikult sellega te säästate iseenda aega. Te ei pea neid ise otsima ja saatma meile, vaid saadate lingi. Me ise otsime need valitud arved Omniva keskkonnast ülesse, vaatame need järgi, teeme oma kontrolliprotseduurid ära ja teie saate samal ajal oma muude tegemistega tegeleda. Et see ajakulu audiitori jaoks tegelikult ei erinegi, küll aga erineb see ajakulu väga oluliselt teie jaoks, kliendi jaoks. Minu poolt praegu küsimustega kõik. Võtan siis üle, et siin on palutud näidata kuluaruannet. Et tänaseks teemaks meil kuluaruanded ei ole, aga ma siin soovitan jällegi võtta lahti meie tugileht, et siin on ka kuluaruanded ilusti ära selgitatud. Et siin on samamoodi näidatud seda äpi kasutamist
ja kuidas kviitungit lisada arvekeskusesse ja videokuluaruande loomiseks. Et ma arvan, et saate siit abi. Nii. Kas arhiivi saab lisada ka ise lepinguid, mida oleks soov digitaalselt säilitada? Kas siin te mõtlete nüüd seda arhiivi, mis on dokumentide arhiiv? Siis seda te saate siia ilusti lisada ja saab siin ilusti ka neid säilitada. Et saategi võtta siit nii, natuke teen suuremaks. Siin on see nii, siin on see lisanupp, et siit saate lisada siis selle dokumendi, et mis teil lisada vaja on. Nii. Kas ostuarveid saab Omnivas ka perioodiseerida? Saab. Et siin tuleks nüüd võtta lahti arveseaded, ostuarveseaded ja siit saab määrata ära perioodi. Et vaatan kohe, et kus siin saab arveldusperioodi siis lukustada, et saate panna täpselt selle arve kuupäeva ja siit neid niimoodi siis nad hakkavad ka, et kui mõni arve läheb sellest perioodist üle, siis ta hakkab seda kuvama punaselt, et teile tähelepanu pöörata. Nii, kas on võimalik ka läbi poekassade saata e-arveid? Mõtlen näiteks ehituspoode. Siin ma nüüd ei oska öelda, et kuidas neil on see ehituspoodidel see seadistus, et millisel kujul neil need e-arved sealt tulevad. Et kui nad sealt saavad e-arveid saata, siis tegelikult need peaksid siia ka ilusti jõudma. Nii, kas Omniva süsteemis on võimalik arve juurde panna kogu info, mille ma praegu paberarvele peale kirjutan? Maksekorralduse number, maksekorralduse kuupäev, ettevõtte sisese projekti number ja nii edasi. Tegelikult selle info saaks panna siia arve kommentaaride lahtrisse. Siin see kommentaaride lahter ei lähe teil kliendile, vaid see on teie ettevõtte siseseks kasutamiseks. Et tegelikult siia saaks selle arve kohta kõik muu info siia ilusti kirja ka panna. Nii. Ma vastan korra vahepeal ühe küsimuse ise, Janne. Küsimus on selline, et kas audiitorile saab anda juurdepääsu Omniva arvekeskusele või saab ta vaadata arveid siiski minu raamatamistarkvarast. Praktikas, ma arvan, Janne ja Nevil saavad ka seda näidata. Omnivale saab, Omniva arvekeskusele saab anda audiitorile ligipääsu, töötab väga hästi, praktikas oleme mitu korda kasutanud. Samuti võite anda oma raamatamistarkvarale meile ligipääsu. Praktikas, näiteks direktorsüsteemiga töötab see väga hästi, seal on hästi mugav seadistada ka õigused audiitorile read-only'ks ja ei ole mingisugust ohtu, et midagi võiks audiitor seal ära muuta. Ja kuidas see andmete audiitori ligipääsu õiguse andmine käib, et seda võib siis Nevil või Janne näidata, aga see töötab väga hästi. Ja, võin siit kohe näidata, et valite üldinfo, seaded ja ettevõtte seaded.
lisate siis audiitorile esindusõiguse. Teil on vaja tema isikukoodi, esindusõiguse algust, lõppkuupäeva ja annate siit talle audiitori rolli. Ehk siis audiitor näeb kõike seda, mis tal vaja näha on. Et ta ei näe ei teie arve seadistusi ega muud, vaid ainult seda osa, mida ta tegelikult siia teie ettevõttes kontrollib. Et meil seda audiitori, et seda kasutatakse väga usinasti, et see toimib meil väga hästi. Et on väga lihtsasti siis lisaesindusõigus ja siis ta tuleb lihtsalt tavatöötajatega siia esindusõiguste alla. Ma ka siis vahepeal vastan paar küsimust. Siin on tekkinud, et Omniva arvekeskkonnas ei pea soovi korral arveid kinnitama ja konteerima. Et jah, nii see on, et ei pea neid tegema, et saab ainult selle digiteerimise teenuse võtta, et kus me siis muudame need ainult masinloetavaks ja kõik need ülejäänud protsessid võite siis teha ikkagi oma raamatupidamisprogrammis. Ja siis ühe küsimuse võtan veel, et kas Omniva PDF formaadis arvete digiteerimisteenuse korral tekivad XML failiga andmed ridade kaupa või tekivad sel juhul ainult koondsummad? Selles mõttes, et digiteerimise teenus on meil kaks varianti, et kas on reapõhine sisestus või on koondreaga sisestus, et või kumb, et kuidas teie soovil on, et nii need read ka sinna siis jõuavad. Nii. XML fail tuleb ainult e-arvega tuleb kaasa, et seda me siin ise PDF-i järgi ei genereeri. Nii, PDF-fail ei tule arvutisse kaasa ostuarvetel. Programmi tootja ei aita, kuna kasutab RIC-süsteemi. Siin ma jään nüüd vastuse võlgu, et kas ma saan aru, et RIC-ist tuleb teile see arve ja seal ei tule siis PDF-faili teil, peaks ju tegelikult tulema, et see nagu genereeritakse alati kaasa. Et seda te võiksite selle küsimusega veel otse meie poole pöörduda, et vaataks täpselt üle. Nii, kas Omniva keskkonnas on võimalik ka nii-öelda PDF-arveid lehitseda? Tahaksin otsa vaadata kõigile märtsi 2020. aasta arvetele. Kas neid saab lehitseda ilma igaühte eraldi lahti klikkimata? Tegelikult neid isegi on võimalik, et kui te nüüd valite selle perioodi välja ja teete ekspordifaili, ehk siis valite siit kõik need arved ja vajutate siit eksportfaili. Ja kui te nüüd siit valite PDF-id, siis ta tegelikult teeb teil ühe suure dokumendi, kus te lihtsalt saategi siis neid lihtsalt alla kerida, et need arved, need PDF-id on siis on teil seal näha. Et võite niimoodi proovida, et kui see teie tööd lihtsustab. Sellele Nevil vastas, et kas arveid saab ka vastu võtta ilma kinnitusringita, et saab. Kuidas saab konteeringu malli teha arvele, kus mitu erinevat nimetust, näiteks teenust, materjali ja varuosadele? Et kas ma siin saan aru, et siin oleks vaja siis teha mall siis ainult ühele reale? Ehk siis te nagu summeerite need arved kokku, sest kui te teeksite arvepõhise malli või ridadepõhise, et siis ju tegelikult on ühel real teenus, teisel real materjal ja kolmandal varuosad. Et siin mulle praegu jääb segaseks, et mida siin täpsemalt, nagu täpselt seda, kuidas seda malli nagu teha soovitakse. Et selle võiksime ka pärast täitsa koos üle vaadata, et kuidas, et kui teil on vaja lihtsalt ühte rida, et summeerite need arveread, et tegelikult saaks siis niimoodi teha.
kas saab konteerida ka peale kinnitusringi? Tegelikult selles suhtes, et meil saab määrata, kas konteeritakse arveid kohe, kui saadetakse arve kinnitamisele. Et meil on 3 valikut. Konteeringu kontroll on esimesel kinnitamisel, ehk siis esimene kinnitaja konteerib arve. Kinnitusringi algatamisel või siis lõplikul kinnitamisel. Minul siin ongi praegu seadistus lõplikul kinnitamisel, ehk siis viimane kinnitaja ei saa seda arvet enne kinnitada, kui arve on konteeritud. Nii, kuidas käib konteerimismallide loomine? Et seda ma soovitan ka teil vaadata Arvekeskuse blogilehelt, et seal on väga hästi toodud mitu videot, kus saab konteerimismalle luua. Need on sellised väga lihtsad ja sealt järjest niimoodi vaatate kõigepealt ära ja siis on väga hea sealt järgi teha, et saate ka vahepeal pausile panna ja täpselt need sammud läbi teha. Ma vastan vahepeal Janne ühe küsimuse. Küsimus on, et kas Merit Activa pilveversioonis on võimalik anda audiitorile kasutajaõigus, kas on kogemusi? Isiklikult minul nüüd kogemus puudub, küll aga minu teada peaks saama küll Meritis anda erineva õigustega kasutajatele ligipääse, aga praegu 100% ma kindel ei ole, sest ma ise ei ole tõesti Merit Activat sedasi kasutanud, aga ta on paindlik ja programm, nii et ma arvan, et peaks küll saama. Täpse kinnituse saate Meriti inimeste käest kohe sellele küsimusele, kui nende poole pöördute. Aitäh! Võtan siit siis üle. Nii, kas lisatavate dokumentide maht on piiratud tükiliselt või andmemahu kaudu, kui mahukas lepingud, aktid ja pakkumised võivad siin siis olla? Siit ma korraks vaatan, et kas ta mul siin näitab sest ma arvan, et siin see mahupiirang mingi kindlasti on, aga kui suur ma jään praegu vastuse võlgu, et ma annan sellele, pöörduge palun selle küsimusega meile meili peale, et ma uurin selle täpselt järgi ja annan teile teada, et kui suur see mahupiirang siin võib meil olla. Nii, tarkvaras saadetud müügiarve, mis põhjusel mõni müügiarve jääb keskkonnas staatusesse saadetud, aga klient seda arvet kätte pole saanud. Et siis tuleks juba üle vaadata, et kas sellele arvele tuli külge mõni veateade, et tuleks võtta lahti XML faili ja vaadata sealt täpsemalt järgi, et mis võis see põhjus olla, et miks see arve kliendile ei edastatud. Nii, kuidas seadistada näiteks kütusekaartide arvekonto malli, kui osad kaardid on seotud autoga ja osakonnaga, osad lihtsalt osakonnaga, osad konkreetse inimesega, kes kasutab erinevaid autosid. Et siin tulekski siis tuua need erinevad autod
Kütusekaardide kohta saaks, tavaliselt nad saadavad juba ka e-arved ja seal on juba kütusekaartide numbrid, mille tegelikult saab juba isikutega siduda. Et seda malli oleks nagu lihtsam luua. Ja ma vaatan, et seda malli vist väga hea ei ole teha automaatseks, kuna need kütusekaartide ja autodega, see info ei ole kuust kuusse sama. Aga mingi malli siia kindlasti luua saab, et seda tööd natuke hõlpsustada. Lihtsalt tulebki siis teha kõik osakonnad, tuua dimensioonide alla, samamoodi inimesed, et siis saab need vastavalt siis kaardile need külge panna. Nii kui ettevõttel on sõlmitud ostuarvete leping, siis mida ja kuidas hankija selleks tegema peab, et ta saaks meile ostuarveid saata. Ostuarveid, kas siin on mõeldud siis e-arveid, et ta peab ka avama e-arvet, saata ta saab nagunii arveid, et see, kas ta vastu võtab, et see juba tuleb siin määratleda ja RIK-is kinnitada. Et saata ta saab. Ta peab andma lihtsalt hankijale teada, sest tegelikult e-arved liiguvad meile registrikoodi alusel. Ehk siis hankijal on tegelikult vaja teada teie registrikoodi ja teie ettevõtte nime. Et selle ta paneb oma programmist kaasa ja siis jõuabki see arve juba teile. Nii, Omniva keskkonnas ei pea soovi korral arveid kinnitama ja konteerima. Kas seda protsessi saab teha raamatupidamisprogrammis? Jah, saab. Et saab teha niimoodi, et need arved saadetakse teie tarkvarasse saabunud olekus ja kõik protsessid saab teha juba teie tarkvara poole peal. Et seda ei pea tegema siin Omnivas, et võib teha ka täitsa oma tarkvaras, et kui tarkvara on ikkagi endal käepärasem ja mugavam kasutada, siis jah, et võite ka tarkvarast täitsa teha. Nii, aga tundub, et saidki küsimused otsa. Tundub, et said. Ja kui veel tekib kellelgi küsimusi, et siis on need alati oodatud, et panen siia ka veel ette, et kuhu teil on võimalik pöörduda abi@arvekeskus.ee või siis telefoni teel. Et saate ka veel esitada küsimusi, kui tekib arvekeskuse kohta, et siis saame juba paralleelselt vaadata niimoodi, et ma panen ennast teie ettevõttele külge ja vaatame koos, et kindlasti leiame mingi lahenduse.